Trump tühistas reisi Badminsterisse, loobus Washingtonist lahkumisest ja otsustas jääda Valgesse Majja. Samal ajal panid Ameerika Ühendriigid sõjaväe, luure ja diplomaatia valmisolekusse võimalike uute rünnakute jaoks Iraani vastu juba täna õhtul. Sel laupäeval, 23. mail 2026. aastal sai kriis uue mõõtme, sest läbirääkimised takerdusid. Katari ja Pakistani vahendajad püüdsid leida hädaolukorra lahendust. Teheran jäi kindlaks oma karmidele nõudmistele ning Valge Maja hakkas järgmisi tunde pidama otsustavaks. Vasakpoolsed püüavad kujutada Trumpi nurka surutuna, kuid tegelikkuses ta ei läinud puhkama, ei läinud perepeole ega jätnud otsustamist nõunike hooleks, samal ajal kui Iraani režiim testis Ameerika kannatuse piiri. Trump jäi võimu keskmesse, sest ta teab, et nõrk kokkulepe Teheraniga annab režiimile lihtsalt lisaaega hingamiseks, jõu taastamiseks ja uute ähvarduste esitamiseks. Aga mida Trump kulisside taga sai, et kõik ära jätta ja Washingtoni jääda? Miks Iraan muutus just siis karmimaks, kui sõjaline vastus taas päevakorda tuli? See võib tõesti olla hetk, mil Teheran avastab, et väljapressimine saab läbi. Ma räägin sulle sellest kõigest kohe, aga praegu tahad sa kindlasti kanalit tellida, et olla hästi informeeritud. Reaalajas teave, parima ajakirjandusliku kvaliteediga, mida kunagi nähtud. Usaldusväärsuse standard, Milson Alves. Valge Maja ei käsitlenud seda juhtumit tavalise päevakorrapunktina. CBS Newsi andmetel valmistus Trumpi valitsus reedel uueks sõjaliste rünnakute vooruks Iraani vastu. Sama teabe kohaselt, et mõned USA relvajõudude ja luurekogukonna liikmed tühistasid nädalavahetuse plaanid, valmistudes juba võimalikeks tegevusteks. Trump tühistas samuti oma osalemise Donald Trump Jr. pulmas ja ütles, et jääb Washingtoni valitsusega seotud asjaolude ja oma kohustuse tõttu Ameerika Ühendriikide ees. See tühistamine muudab õhtu poliitilist kaalu. Trump ei jäänud Washingtoni selleks, et kriisi eemalt jälgida. Ta jäi, sest otsus võib tulla otse Valgest Majast. Kui president loobub isiklikust ajakavast, jätab nädalavahetuse ära ja hoiab riikliku julgeolekumeeskonna valves. Sõnum on lihtne. Diplomaatia võib veel eksisteerida, kuid kannatus on jõudnud piirini. Iraan püüdis seda piiri testida, säilitades samal ajal karmid nõudmised. Ja nüüd mõistab ta, et Ameerika vastus ei pruugi tulla kõnes, vaid presidendi korraldusena. Kriis muutus tõsisemaks, sest vestlus Teheraniga ei toonud selget lahendust. Reuters teatas, et Katari läbirääkimismeeskond saabus reedel Teherani koostöös Ameerika Ühendriikidega. Püüdes aidata sõda lõpetava ja lahendamata küsimusi lahendava kokkuleppe saavutamisel, astus Katar taustakanalina vahele, samal ajal kui Pakistan jäi peamiseks vahendajaks. Sellegipoolest jäi põhiküsimused endiselt lahendamata. Uraani rikastamine, Iraani kontroll Hormusi üle ja režiimi nõutud julgeolekugarantiid. Marco Rubio püüdis aidata, Pakistan jäi endiselt peamiseks vahendajaks. Associated Press teatas, et välisminister rääkis väikestest edusammudest läbirääkimistel NATO välisministrite kohtumisel Rootsis, kuid tegi ka selgeks, et kokkulepe on endiselt kättesaamatu. Rubio arutas välisministritega Hormusi taasavamist ja rääkis vajadusest alternatiivse plaani järele juhuks, kui Washington ja Teheran ei jõua lahenduseni. See lause on oluline, sest näitab, et Ameerika Ühendriigid ei oodanud lihtsalt Iraani otsust. Washington juba analüüsis, mida teha, kui Teheran jätkab kõige blokeerimist. See on loogika, mida Trump ei taha premeerida. Nõrk kokkulepe annaks režiimile aega hingata, jõude ümber korraldada ja hiljem uuesti ähvardada. Seetõttu on Trumpi kohalolekul Washingtonis poliitiline väärtus. Ta ei aja sõda taga. Ta takistab, et väljapressimine muutuks poliitiliseks kokkuleppeks. Pinged kasvasid ka seetõttu, et Ameerika Ühendriikide liitlased piirkonnas näevad Iraani käitumismustrit juba murega. Anwar Gargash, Araabia Ühendemiraatide presidendi nõunik, ütles, et kokkuleppe saavutamiseks on võrdsed võimalused, kuid hoiatas, et iraanlased kipuvad sageli üle kauplema ja kaotavad võimalusi, kuna hindavad oma positsiooni üle. Ta lisas ka, et Hormusi väina kontrollimine poliitilise tööriistana tekitab riski energia, kaubanduse ja mereliikluse jaoks. See hinnang kattub Washingtoni seisukohaga. Kui Iraan usub, et saab strateegilise tee kontrollimisega läbi rääkida, peab vastus olema kindel.
Iraan ei näinud Trumpi reisimas, puhkamas ega probleemi nõunikele lükkamas. Nad nägid presidenti Valges Majas, nägid sõjaväelasi valmisolekut tõstmas, nägid diplomaatia edutust ja nägid, kuidas Washington arutas, mida teha, kui Teheran tõelise lahenduse tagasi lükkab. Kongress tuli samuti kriisi taustal mängu. CBS teatas, et esindajatekoja vabariiklased loobusid katsest hääletada meetme üle, mis piiraks Trumpi volitusi sõjalistes operatsioonides Iraani vastu. Pärast seda, kui nad jõudsid järeldusele, et neil ei ole piisavalt hääli, et takistada resolutsiooni edasiliikumist. Tegelikult säilitas Valge Maja kriitilisel hetkel manööverdamisruumi. Trumpi jaoks on see oluline. Kui Iraan mõistab ainult jõudu, ei saa president veeda ööd poliitilises vaidluses, mis on loodud tema käsi siduma. Vabariiklikus parteis on surve tugev. Poliitilises vaidluses, mis on loodud tema käsi siduma, suurenes ka nõudmine presidendi kindluse järele vabariiklikus parteis. Roger Wicker ja Tom Cotton kaitsesid seisukohta, et Trump lubaks nõudmisi. Lõpetada Iraani tavapäraste sõjaliste võimete hävitamine ja avada taas Hormuzi väin. Washingtoni seisukohalt ei tohi Teheran saada preemiat pärast seda, kui ta on USA-le vastu astunud, liitlasi ähvardanud ja läbirääkimisi kilbina kasutanud. Nädalate jooksul vaheldas Trump surve avaldamist, tähtaegu ja diplomaatilist avatust. Ta isegi peatas rünnakud, et võimaldada läbirääkimisi. Kuid iga taganemine ilma tagajärgedeta võib režiim tõlgendada võimalusena rohkem nõuda. Sel õhtul näib Valge Maja olevat oma sõnumit ümber seadnud. Läbirääkimised võivad olla endiselt võimalikud, kuid mitte nii, et Teheran seab reeglid. Israel jälgib olukorda samuti tähelepanelikult. Benjamin Netanyahu ei soovi, et Iraan võidaks aega, säilitaks tundlikku struktuuri ja väljuks kriisist, esitades seda vastupanuna. Ameerika Ühendriigid vaatavad sama probleemi teise nurga alt. Kui Iraani režiimil säilib tuumaambitsioon, sõjaline jõud ja relvastatud liitlaste võrgustik, on järgmine kriis vaid selle kordus, kuid hullemal kujul. Katari kohalolek Teheranis näitas, et vahendamise katseid tehti endiselt. Pakistani tegevus näitas, et diplomaatiline kanal ei olnud kohe suletud. Kuid Trumpi otsus jääda Washingtoni paljastas, et Valge Maja valmistub juba vastupidiseks stsenaariumiks. Kui diplomaatia toimib, võib president oodata. Kui diplomaatia muutub teatriks, peab president olema seal, kus antakse käske. See on erinevus rahu otsimise ja alanduse aktsepteerimise vahel. Iraan seisab nüüd silmitsi dilemmaga, mille ta ise lõi. Ükskõik millises stsenaariumis teeb öö selgeks, et režiim on kaotanud oma mugavustsooni. Aeg, mil Teheran testis Washingtoni ja ootas vaid diplomaatilist nooti, on muutunud ohtlikumaks. Trump tühistas reisi just seetõttu, et järgmine samm võib määrata, kas Iraan taandub või Ameerika Ühendriigid liiguvad edasi. Olukord ei kinnita veel automaatselt puhkevat sõda sel ööl, kuid ettevalmistused on olemas. Presidendi ajakava muutus. Sõjaväeline meeskond läks valmisolekusse, vahendajad hakkasid tegutsema ja keskseid küsimusi ei lahendatud endiselt. See kombinatsioon seletab, miks Washington jäi pingesse ja miks Trump ei lahkunud Valgest Majast. Trump ei juhi seda kriisi ei kuurordist, peolt ega eemal toimuvalt visiidilt. Ta jäi Washingtoni, sest käsk võib sealt tulla juba täna öösel. Mina olen Milson Alves, globaal, rahvusvaheliste suhete asjatundja ja minu eesmärk on hoida sind iga päev tõese infoga hästi kursis. Uudiste lingid on video kirjelduses. Pane sellele videole like, telli kanal ja vaata lõpus kommentaare, et olla veelgi paremini seotud Milson Alvese kogukonnaga.